Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna ma tahaksin teha ühe sellise lühikese täpsustuse oma viimaste videote kohta, sest väga paljud inimesed on minult küsinud ja ma pean vajalikuks natukene selgitada kõike, mis ma olen öelnud ja võib-olla, kuna ma ise tean nii palju ja ma ei saa kõiki asju korraga välja öelda, sest aeg ei ole veel käes ja aeg ei ole selleks küps, siis võib jääda teatud asjade suhtes ilmselt teistsugune mulje, aga vähemalt mõnel inimesel on jäänud, kõikidele ma usun, et mitte. Minult on nimelt täpsustavaid küsimusi küsitud seoses Kesarale, Nesarale ja QFS-ile üleminekuga. Ja see, mida ma tahan öelda, on see, et ei ole olemas sellist nuppu, mida keegi vajutab teatud kuupäeval, vajutab nuppu sisse ja meie rõõmsalt kogu inimkonnaga läheme üle täiesti uude maailma, täiesti uuele platvormile, kõik hakkab nullist otsast peale, iga inimene on rõõsa ja rahulik ja kõik probleemid kaovad ära. Sellist asja ei ole ja ei saa olema, sest uuele finantssüsteemile ja uuele maailmale üleminek toimub järk-järgult. See on protsess. See on tõepoolest protsess ja selle algus oli nüüd 28. detsembril, kui Ameerika Ühendriikides, nende aja järgi Ameerika Ühendriikides käivitati või anti stardipauk Nesarale. Ja umbes nädala pärast, siis millalgi jaanuari alguses on oodata seda sama ka globaalselt ehk siis Kesarale üleminek. Aga mida see kõik kaasa toob? Sellest ma räägin järk-järgult, kui need ajad on õiged ja kui infot on täpsemalt veelgi rohkem. Aga see toimub, nagu ma ütlesin, see toimub protsessina järk-järgult ja ma usun, et me oleme siin suveks kõik selle süsteemiga ilusasti ühendatud. Aga mis on teada veel, on see, et kõik meie pangakontod, kõik pangad on üle läinud QFS-ile ehk siis Quantum Financial Systemile. Ja kvantarvuti kontrollib praegu absoluutselt kõikide inimeste tehingud, kõik asjad on nii-öelda teada ja kui on õige aeg, siis kõik need võlgade kustutamised, mis Kesara ja Nesaraga kaasnevad, et need siis avalduvad järk-järgult meie pangakontodel ka. Aga kui te tahate sellest kõigest täpsemalt veel teada, siis soovitan külastada ühte inglisekeelset lehte, mis on üks hetk, ma loen siit kohe välja, et see on nimega www.quantum.gov. Ma postitan selle siia video alla ka kindlasti selle lingi ja sealt saate siis täpsemalt uurida, sest see sisaldab kõike nii kvantvalimissüsteemi, nii kvantfinantssüsteemi, nii kvantlegaalset süsteemi, aga kõik erinevad süsteemid on selle alla koondunud ja see on alles esimene samm sellel kogu üleminekul täiesti uude ajastusse, täiesti uude süsteemi. Ja ma eile tegin video siis Galaktilise Föderatsiooni teadaandega, et seal on ka, kuulake see ära, kui ta ei ole seda vaadanud ja kui keegi tõesti täiesti esimest korda vaatab seda Valguse kanali videot, siis kindlasti soovitan vaadata varem ära, see oli vist septembrikuuses tehtud video pealkirjaga Globaalse vaesuse lõpp ja nii edasi. Ja sellel videol on 2 osa, mõlemad suhteliselt pikad, et vaadake need ära ja siis te saate aru, millest ma räägin. Ja kui need teemad sind huvitavad, siis soovitan ära vaadata, siin samas video all on link ka kogu Valguse kanali kõikidele videotele, mis me oleme algusest peale teinud siin viimase 3,5 kuu jooksul. Et seal on infot nii mõneski asjast. Seda infot on tohutult palju ja ma täiesti teadlikult ei ole kõiki teemasid siin Valguse kanalil kaasanud. Need asjad tulevad tasapisi ilmsiks ja kindlasti paljudele on väga suureks šokiks, millises maailmas me oleme elanud, kus me elame. Ma usun, et te intuitsiooni järgi oskate juba ammu öelda, et
et maailm on hullumeelne, kus me elame ja seda on tõepoolest, aga praegu on siis käimas protsessid, kus see maailm muutub totaalselt, aga nagu ma ütlesin, see on protsess, me elame selle läbi ja on väga huvitavad ajad, lähipäevadel pidevalt tuleb uut informatsiooni ülesse ja on aeg siis ka, et tasapisi võetakse maha ka nii-öelda peavoolumeedia ja kõik vastutavad inimesed, kes on vastutavad siis inimkonna represseerimise, orjastamise ja kõikide nende plaanide juures. Nii et väga põnevad ajad on, mina siis annan informatsiooni täpselt nii palju, kui on õige ja tark tegu anda, sest kõike informatsiooni kahjuks korraga ei saa siia niimoodi lajatada, sest enamik inimesi niikuinii ei usu, mis ma räägin või mis mina, mitte üksi mina, vaid tuhanded, kümned tuhanded valgustöötajad üle maailma räägivad, meie galaktilised sõbrad, kes meid toetavad, valgusolendid, kes meil kogu aeg siin, vabandust, mul praegu tuli info sisse, et kes meie ümber on ja meid toetavad ja hoiavad pöialt kogu meie selles protsessis. Aga nagu öeldud, selle suure töö peame me ise ära tegema inimkonnana. Ja see tähendab seda, et meie ülesanne on äratada kõik need, kes veel magavad ja seda äratusprotsessi teevad siis kõik need sündmused, mis väliselt meie ümber toimuvad, kaasa arvatud sulgemised. Mis ma tahan öelda veel, et sulgemistega seoses ärge tundke hirmu nende sulgemiste ees või ärge tundke frustratsiooni nende sulgemiste ees, sest nende sulgemiste taga on väga suured protsessid, meile nähtamatud ja püütakse ja tegelikult nähtavad ja meie püütakse võimalikult rahumeelselt need asjad meie ümber ära korraldada ja sellepärast on need sulgemised väga head ja üks asi, hästi oluline asi veel. Palun ärge suhtuge vaktsineerimisse kohe kuidagi, et ärge võtke ühtegi seisukohta, sest te võite selle täiesti vabalt ära unustada. Seda lihtsalt ei tule. Ja te võite rahus võtta selle pinge maha, püüdke elada oma elu, nii nagu te elate parimal võimalikul viisil, olge nagu varem öeldud, mediteerige, olge üksinda palju, olge oma energias, oma väes seda vibratsiooni tõstes, ma olen 1 000 000 korda seda juba rääkinud, aga see on praegu hästi aktuaalne. Nii et tehke seda nii palju, kui saate ja siis te tõusete kõrgemale sagedusele ja need madalama sagedusega küsimusedki ei tule teile pähe, rääkimata sellest, et te neid reaalsusi ka läbi elate. Et see oli siis tänane selline kiire kõrvalepõige ja meie kohtume taas juba uute teemadega õige pea Valguse kanalil. Nägemiseni!